No nii, tervist. Oleme siia kogunenud siis sellisele toredale koduloolisele vestlusõhtule koos Ants Johansoniga. Ja miks me siin oleme? Nimelt seetõttu, et me Tartu Linnamuuseumis mõtlesime, et meil on avatud selline tore näitus nagu Meie Tartu, mis räägib erinevatest Tartu linnaosadest. Ja eriti tähtsal kohal seal näitusel on siis linnaosa elanike enda vaade siis oma linnaosale, ütleme nii, minevikku, tänapäeva ja tulevikku. Ja me mõtlesime, et miks me siin muuseumis kinni oleme, et tuleks välja ja räägiks nendega, kes ikka päriselt teavad sellest linnaosast, kuhu me läheme. Ja mõtlesimegi, et alustame selliste podcastidega või siis avalike salvestustega, kus me siis vestleme mõne targa linnaosa tundjaga. Ja otsustasime, et alustame siis Tähtverega, sest selle puhul on lihtne. Ants Johanson, meie muuseumi hea partner, infojagaja ja muidu tubli mees, et keda me teame peamiselt võib-olla muusikuna, muusikavaldkonna ja raadiovaldkonna tegijana, aga täna on ta meil siin siis kohaliku ajalootundja ja tähtverelasena. Aga ma küsikski Antsult võib-olla alustuseks, et mis see Tähtvere siis sinu jaoks on, et kuidas sa seda kirjeldaksid? Tere õhtust! Tegelikult on see ühtepidi au ja pöörane vastutus niimoodi teie ette tulla, sellepärast, et ma arvan, et iga kolmas või iga neljas või iga 15 on siin linnaosas kauem elanud ja võib-olla oskab palju rohkem sellest rääkida, aga ma lepin sellega, et see on nagu ühe inimese mingi lugu ja loodetavasti neid lugusid saab teie käest ja edaspidigi rääkida näiteks Tähtvere õunaõue või õiepäevadel, kui me neid korraldame siis Saksa Kultuuriinstituudis näiteks. Mis on Tähtvere? Ta on ikkagi kodupaik ja ta ei ole eluaeg olnud mulle, kuidas ma ütlen, kodupaigaks. Ma olen küll siia sündinud või oma esimesed eluaastad siin elanud, aga koduna ma tajun teda ikkagi alles pärast abiellumist ja pärast seda, kui siia sündisid lapsed. Et enne nagu koduna, enne oli ta mu naise vanaema kodu rohkem minu jaoks. Nii, selge. Aga see oli väike sissejuhatus, et nüüd me läheme ajas kaugele tagasi, et paljuski on meil täna fookuses ajalugu ja niimoodi hakkame siis sealt kaugemast ajast tänapäeva poole liikuma. Et kui Tähtverest rääkida, siis... Ma ütlen korraks vahele, et mina olen hobi kodu-uurija. Mina olen kodu-uurija, mina ei ole ajaloolane. Et ma püüan küll jääda nagu tõe piiridesse, aga minul see koefitsient on, et ma olen tõepoolest, aga kõrval on ajaloolane, nii et vastutus on tema peal. Ütleme nii, et nagu mina ütlen, et tuleb utsitada inimesi oma lugusid rääkima, et kui nad ei julge mõtlevad, et mis mina siin akadeemilises seltskonnas nüüd oma lookest räägin, et see on väga suur kaotus ja seda me kindlasti ei soosi, et kõik rääkigu, mida neil on öelda ja me oleme siin täna ka tänulikud, kui me ise ka saame targemaks, kui publik meiega oma teadmisi jagab. Just. Aga siis, kui rääkida Tähtvere linnaosast, siis kõige varasemast ajaloost on ta seotud just nimelt Tähtvere mõisaga, mida on juba 1515. aastal esmamainitud ja tõenäoliselt oli ta veel kõvasti varem olemas, et ta oli siis selline, ütleme nii, piiskopi mõis, piiskopi lauamõis, mis pidi siis piiskopi ja tema kaaskonda siis ülal pidama. Ja ütleme nii, ajalooliselt siis, kui võtta, siis Tähtvere mõis on 7 siis nii-öelda Tartu alla jäänud mõisast siis selline kõige suurem olnud ja Nõo kihelkonda kuulus ta ajalooliselt ja teadaolevalt võib öelda, et ta on ju jagunend või on temast tükke ka muudeks mõisadeks saanud, näiteks Maarja mõisa ja Karlova mõisad on ka sellest suurest Tähtvere mõisast eraldunud. Ja võibki öelda, et Tähtvere mõis, Ropka mõis ja Raadi mõis on siis sellised suured, sellised rüütlimõisad, päris mõisad siin
Tartus ja noh, teised on sellised väiksemad, kas siis nagu Tammemõis, mis oli ju ka Tähtvere mõisa karjamõis ja Karlova, mis on Tähtvere mõisast eraldunud ja nii edasi. Ja noh, Tähtvere mõis siis on aegade jooksul mitmeid erinevaid omanikke on tal olnud, noh näiteks Siiversid, Villeboad, Palkid ja mitmed teised aadlisuguvõsad. Aga noh, sinna me väga sügavale ei lähe, et meie, noh, kes on meile siin võib-olla täna olulisem perekond, on siis Wulfide perekond. Ja Wulfide käes oli siis Tähtvere mõis alates 1819. aastast kuni siis 1919. aastani, mil siis mõisa südamed riigistati. Ja noh, nii palju kui mina oma kiire pealiskaudse uurimistööga välja selgitasin, et noh, Tähtvere mõisa puhul siis 1907. aastal eraldati siis ütleme nii, see Tähtvere pargi ja raudtee vaheline piirkond, noh, kus on paljuski tänapäeval Tähtvere elupiirkond ja see tuumik Tähtvere, et see eraldati mõisa südamest. Ja noh, hiljem kui mõisad riigistati, siis teatavasti juba 20-ndatel siis oli sõjaväe käsutuses siis see mõisa süda. Aga siis see sama pargi ja raudtee vaheline nii-öelda Tähtvere väli, see oli siis Christine von Wulfi käes. Et Christine von Wulf, noh, vahepeal on öeldud, et viimane Tähtvere mõisa omanik, aga noh, samas temale just kuulus see krunt seal, et see nii-öelda põhitähtvere ja linn soovis seda endale saada ja noh, mõte oligi, et linn tahab kasvada, areneda, suuremaks saada, aga see nii-öelda mõisaproua või mõisapreili oli siis mõnes mõttes nagu ees. Ja noh, ajakirjanduses ka seda teemat kajastati, et Itaalia riik oli isegi valmis oma kodanikule appi tulema, sest Christine von Wulf oli Itaalia kodakondsusega ja noh, ta kuuluski sellisesse noh, ajaloolisesse pika ajalooga siis Itaalia aadliperekonda või noh, ütleme nii, Lante, Montefeltre della Rovera, noh, ehk siis 3 väga tuntud aadliperekonda, siis oli kokku pandud noh, tema nii-öelda esivanemate puhul, et seal oli kombeks siis need kõik väärikamad perekonnad ette lugeda, et võt, et see isik on siis selle taustaga. Ja noh, näiteks see Roverade perekond on isegi mitu paavsti on sealt ajalooliselt tulnud. Ehk siis selle oma nii-öelda päritolu üle oli see Christine von Wulf väga uhke ja samuti ka seda Itaalia pärasust tõi ta siis ka sinna Tähtvere mõisa südamesse, et noh, kas või näiteks härraste maja ja ka see nii-öelda madal valitseja maja siis seal Kreutzwaldi tänava ääres, selline nagu fahvergiga, et see ole selline Itaalia alpistiili selline haimatlik esindus või noh, et see võttis sealt eeskuju. Aga Christine von Wulfil oli ka väga palju arvamisi selles osas, et milline see Tähtvere väli võiks olla tulevikus, et noh, 20-ndate teiseks pooleks ta oli valmis juba linnale siis neid noh, alasid loovutama või siis krunte välja müüma siis inimestele, kes on valmis seal nii-öelda kinnisvara arendama. Ja ta tegi isegi ettepaneku, et tal oli siin Eestis oma esindaja, kes siis suhtles Tartu linnavalitsusega ja Christine von Wulf näiteks pakkus välja, et võiks Tähtvere linnaosa siis kujundada nii, et seal oleksid sellised toredad tänavad nagu siis Itaalia puieste, noh, Christine von Wulfi omanimeline tänav, mõningad, noh, et betooni tänav kandis mõnda aega seda nime. Ja samuti pakkus ta välja, et näiteks väljakud, mis uude linnaossa tulevad, et need võiksid kanda erinevate lillede nimesid, näiteks Roosi ja Mooni ja noh, oli ja professorite tänavad pakkus ta ka välja näiteks sinna linnaossa. Et see oli 29. aastal Postimees nagu kirjeldas seda, et mida siis proua von Wulf oli välja pakkunud. Aga ütleme nii, et läks natukene teisiti, et Ants, äkki sa kirjeldad, et mis siis päriselt saama hakkas? Kui ma nüüd täpselt teaksin, ma võin küll olla ju muusikaga seotud, aga oleks mul selline hääl, jumal, nagu sellel Antsul on, Antsi linnamuuseumist. Et ta linna alluvusse tuli see ala juba tuligi 1919 minu teada või 20, no osaliselt juba 1916 osa Tähtvere mõisa aladest ja 20 alguses ka osa veel, jah. Ühesõnaga, et see
pidi olema suur võimalus, võis olla suur võimalus paljudele investoritele või kes tahtsid oma raha siia paigutada ja eriti ülikooli inimestele, et kesklinn oli lähedal, et selles tõepoolest algusest peale on see mõte olnud, et ta võiks olla selline õppejõudude, nii professorite linnaosa, kas nad kõik tingimata peavad professorid olema, aga see on ülikooli inimeste linnaosa ja tõepoolest siia ju taheti osta, ostsid nii ettevõtjad või inimesed, kellel oli mujalt sääste ja investeerisid majadesse ja panid sinna, üürisid välja inimest õppejõududele või siis mõned õppejõudud ehitasid või mitmed õppejõud ehitasid ise omad majad. Aga ma tegelikult teen nagu tiiru isikliku alguse poole ja siis jõuan uuesti ringiga Wulfi juurde tagasi. Mis mul tuleb meelde, et kui see on, kõik oli Heinamaa, see Tähtvere praegune ala, et siis võib teda ju Kristiine Heinamaaks ju nimetada, millest pidi saama lilleaed. Aga nagu mu vanem vend kunagi ütles, et kõik siin universumis on isiklik. Et see nagu õigustab natuke seda minu vaadet praegu rääkida sellest linnaosast ja teie jaoks jälle kõik on teie jaoks isiklik ja tõepoolest tahaks seda tulevikus aina rohkem kuulda. Ja need minu esimene elupaik Tartus oligi see sama Taara 22, mis siin pildi peal on. Näete, et see Matteuse majast seal näituse ja Taara nurga peal vahepeale pole veel täis ehitatud. Et see peaks olema umbes 60. algusest peaks see maja olemagi, see foto. Ja pärast ülikooli lõpetamist siis oli seal, või tähendab, seal oli põllumajandusministeerium, või tähendab maaparandusprojekt ja põllumajandusprojekt, nii et mu isa töötas põllumajandusprojektis, sai siia majahoidja korterisse, sai nii-öelda omale elupaiga. Ja nii siis oligi see esimene Tähtvere elukoht oli Taara 22, millest ma mitte mõhkugi ei mäleta. Ainuke, mida ma mäletan, või millest on räägitud, on see, et meil oli seal nii kitsas, siis ma olin veel teine laps küll, aga korter oli kitsas. Ja mulle hiljem räägiti, et mind pandi magama kirjutuslaua sahtlisse ja ma mõtlesin, et ma olen üldiselt väga klaustrofoobiline inimene, vähemalt täiskasvanud, et kuidas ma vastu pidasin seal kirjutuslaua sahtlis, aga ilmselt tegelikult seda kinni ei lükatud. Et see oli tegelikult ikkagi jäeti lahti, et mul ikkagi oli õhku ja valgust seal. Aga mis veel isiklikku nagu suhet puudutab, mind väga üks hetk hakkas huvitama Tartu tuulikud. Kus olid Tartus tuulikud ja neid on õige mitu teist, mis on välja selginud sajandite jooksul, kus nad sajandite jooksul on olnud. Ja näiteks see Schultzi pilt, Karl Schultzi pilt umbes aastast 1867, umbes selle meie esimese üldlaulupeo ajast. See pilt on väga tuntud pilt Tartust, aga kui sa otsid tuulikut, siis sa äkki näed siin, pagan, siin on ju tuulik, et otse Pääri maja tagant paistab tuulik ja see tuulik on see siis, mille järgi sai Piiri tänava asemel lõpuks tänav nimeks Veski tänav, et ta oli linnapiiriks see Veski ja edasi oligi siis juba Tähtvere heinamaad ja karjamaad ja heinamaad ja tuulik oligi Tähtvere mõisa tuulik. See oli Hollandi tüüpi tuulik ja teda mõnel jäädvustatud on ja ma hästi mõtlen visuaalselt ja mulle sellepärast ma püüdsingi täna siin ka pilte näidata, et see visuaalia on kuidagi hästi oluline. Et siin on see sama tuulik nüüd näha ja foto on umbes samal ajal võib-olla tehtud, Piiri tänav, aga ma väidan, et see tänav, mis meid otse praegu läheb siit, et see ei ole mitte Piiri ega Veski tänav, vaid see on Veski tänavalt tee Veski juurde, aga see ei pruugi nii olla. Et see vasakul võivad olla siiski Toomitaguse aiad, et ta on võib-olla natuke liiga kaugel. Ja ta on esimest korda märgitud siis linnaplaanil 1759
aga kui otsida, millal enam ei ole veskit, siis ainuke, kust mina hobi ajaloolasena oskasin otsida, ei olnud ka nendes saksakeelsetes kohalikes lehtedes sellest juttu, mis see tööstushoone nüüd nii väga oluline kellelegi pidi olema. Et sellest väga ei ole kirjutatud, aga Tartu kalendris, Dorpater kalendris on 1892, enam teda ei ole. Enne seda eelmistes kalendrites on aadress ja Möldri nimi mainitud. Nii et see veski ja piiri ja Tähtvere veski, Tähtvere tuulik on kuidagi oluline seos. Ja kui nüüd seda hästi hoolega vaadata, siis ma ei tea, kui seda hiirt on näha, siit on Jakobi mäest tulete üles, vasakule on katoliku kirik, siis on kurv. Ja siin tõenäoliselt asus ta siin kaugemal hoovi peal. Karl Ernst von Baer on oma mälestustes sellest kirjutanud, kuidas ta siit oma maja aknast nägi tuulikut. Ja see maja, see valge maja, mis on nagu mandlist ülejärgmine siin kohe, on siis väidetavasti on see endine Möldri maja, mis on suuremaks ehitatud aastatega. Et selline asukoht ja kui nüüd vaadata umbes nagu Hermanni tänavalt või Veski tänavalt kiriku kõrvalt umbes eest vaadata mõisa poole, mõisa südame poole, siis umbes 1910 võis see pilt olla siin koloreeritud postkaardil selline. Vasakul olevad hooned peaks olema, kui ma nüüd õigesti mõõtusid oskan võtta, siis on need Hiie tänava kooli koha peal või Hiie kooli taga umbes on need. Peaks olema need. Nii. Ja teine tuulik, mis mind väga võlus, on Tähtvere mõisa uus tuulik, mis asus Tallinna tänava või Tallinna maanteel, praegu on ta Kreutsoldi tänav. Sellest ei ole ka enam jälgegi. Vene ajal oli veel seal sõjaväe osa, nii et aga selle koha peal, kus Vene ajal oli Tallinna pool sõites paremat kätt, oli Veski talu, see on siiamaani alles ja seal edasi oli veski, valge veski. Kuna ta oli selline valgeks, kas lubjatud ülevalt, see kiviveski, ka Hollandi tüüpi ja selle veski tuuliku järgi on nime saanud siis valge veski käär Emajões, täpselt selle all Emajõe ääres on üks kiirevooluline käär, kus on aegade jooksul võite lugeda, kui vanadest ajalehtedest, kui palju inimesi on hukkunud seal ja poisse on hukkunud, kes on sinna ujuma läinud, et ta oli siukse vooluga, et ta jälle keegi hukkus seal Valgeveski käärus. See oli väga popp koht, kus ujumas käia ja suvitada ja paraku ohtlik ka. Ja see on nüüd mööda Tallinna maanteed. Ernst Witthoff oli üks väga suur fotohuviline ja tema on seda pildistanud nüüd talvel umbes 1922, ta ise suri 1923 mingis, ma ei mäleta, mis haigus see oli, nii et see ei saa olla hilisem pilt kui 23 ja selle asukohta, kui vaadata järgmisel pildil, ma nüüd kohe on näha, et see on üks viimaseid fotosid võib-olla sellest või peaaegu viimaseid fotosid, et väidetavasti ta lammutati 1930-ndatel, et siin on näha, kuidas sõjavägi liigub mööda Tallinna maanteed. Küsimus, kas see oli seal radarijaama? Mina ei tea, mis Vene jaoskond seal oli. Otse Tallinna tänava ääres või Tallinna maantee ääres. Võis olla küll radarid, jah. Täpselt selle koha peal see oligi. Vabandust, ma segan korra vahel, et ununes enne öelda, tuleb oma viga tunnistada, et selle podcasti huvides siis palume, et kui teil on näiteks kommentaar või küsimus, et siis te võite tõsta käe ja siis meil on siin helitehnik, kes toob siis selle juhtmeta mikrofoni, et siis saab kõik vestlus loogiliselt linti. Et aitäh tähelepanu eest. Jaa. Ühesõnaga, et kui vaadata nüüd Kaldaero-fotolt, Maa-ameti Kaldaero-fotolt, siis ma sättisin ta sinna tenniseväljaku koha peale. Ma arvan, et see on enam-vähem õige koht, sest kohe paremalt sealt tegelikult hakkab mäerinnak.
jõe poole või luha poole, et ei saa olla väga palju, see saab kas natuke tee poole olla või aga seal see valge veski asus. Ja nüüd seesama Vithoff, kes pildistas seda siis Tallinna maanteel talvel, on pildistanud ka samal ajal, see ei ole 28, see peab olema 22 samamoodi, vabandust, minu viga. Et Vithoffil on arhiivist, temast on jäänud järgi, kui ma ei eksi, 4 värvifotot. Et millegi pärast õnnestus tal teha katsetusi värvifotodega ja nüüd üks nendest fotodest on siis, need on Supilinnast ja Supilinnast üle jõe, veel ühe veski poole, tuuliku poole, see Naasi tuuliku poole, mis on üle jõel seal Vana Hullumaja juures. See on neuroloogia haigla, vabandust, juures. Aga üks värvifoto on siis tehtud, ma pakun, et pargi äärest umbes praeguse, ma pakun, et missugune, kes meil see Soome arhitekti maja seal nüüd on meil? Aalto maja koha pealt tehtud siis Tähtvere sinna Lautade poole või sinna Hiie tänava poole, praeguse Hiie tänava poole, et selline suhteliselt haruldane võte, neid on ka mustvalgeid võtteid sellest samast pargiservast. Nii et praegu on nende kohtade peal nii majad kui ka mõned puud, kogu see Kreutzwaldi tänava äär põhimõtteliselt, et need on, see Kreutzwaldi tänav jääb meist nüüd nendest kuuskedest meie poole siin foto peal. Nii, ja nüüd jõuame vaikselt sinna, kes selle linnaosa nagu joonistamisega kõige rohkem tegeles, kes oli linnaarhitekt ja ma vaatan, et üsna hiljuti leidsin selle imeliku foto arhiivist Arnold Matteus arhitektina, autoga ja töökaaslastega. Selline pildi allkiri oli tehtud, et vasakul näete siin Arnold Matteust, kes on teised, ei tea. Aga väga tõenäoline, et see on ka kas Tähtvere pargis tehtud või hoopis allpool seal juba Pajude alleel või õhkamiste alleel, kuidas ta nimetati, mis läheb jõe poole. Aga tõenäoliselt on see Tähtvere park. Ja peabki tunnistama, et kui otsida Tähtverest informatsiooni vanadest postimeestest ja vanadest ajalehtedest, siis enne 20-ndaid on kõige rohkem infot üldse mitte mõisast, rääkimata linnaosast, vaid on kõige rohkem Tähtvere park, et see Tähtvere park on tartlastel olnud läbi mitme sajandi väga oluline selline puhkepaik ja ma saan aru, et see proua Wulf oli ka väga lahke ja andis võimaluse inimestele, et see oligi andis vabasse oma isikliku pargi, andis vabalt linna inimestele kasutada ja siin on nüüd näha juba 28 aasta, kui hakati siis linnaosa juba maha joonistama, mida Matteus tegi, Arnold Matteus, kes saab järgmine aasta 130 muide, et me peame sellega midagi ette võtma siin linnaosas. Et siin on siis näete Kreutzwaldi tänavat või siis toona öeldi selle kohta siis Tähtvere maanteed hakati ehitama. Ja üsna aasta lõpus, siis 28. aasta lõpus novembris ja novembris kuskil on uudistes öeldud, et juba mullatööd on valmis, said novembris valmiks. Siin on, kas siin Matteust näha on, ma ei julge ise oma poolt praegu öelda, paremalt tagant näete juba õlletehast ka. Ja nüüd on 28. aasta üks aerofoto, üks väga võluv foto. See on siis sõjamuuseumi, kindral Laidoneri muuseumi arhiivist on see. Ja näete siis praegust Tähtvere välja, näete seda kuuseserva Kreutzwaldi tänava koha peal ja siis Tähtvere parki vasakul Supilinna. Ja siis ka näete siis, kui vaadata siis kirik, tähendab siis katoliku kirik ja siis Piiri tänav, nii et Piiri tänava ümber veel olid majad, aga siin on kõik siis Tähtvere heinamaad ja siin, kus praegu on paljud mäletavad, oli Flora ja siin on
oli ka Kemaks ja erinevaid nimesid. See tehas ehitati, praegu on seal siis metsaandusfirma. Lemex. Või ta on kohe seal Lemexi kõrval nagu see. Jah, ta on Lemexi, konkreetselt selle peahoone, tehase hoone asemel on elumaja, aga Lemex on kohe kõrval. Ja seal elumajas on vist mingit juppi ära kasutatud. Just, vundament on ilmselt sama nagu alati. Et seda ajalehe uudistes on see maja ehitati või see tehas ehitati rohutehasena, ta oli, ravimeid hakati seal tegema 22. aastal on selline väide ja 27 oli seal see suur plahvatus ja. Jah, see suur tulekahju ja siin on nüüd siis 13. detsembrist 28 on Tartu Tähtvere linnaosa rajastamiskava Matteuse enda allkirjaga selline ja välja näeb ta selline. Kindlasti olete seda pilti palju näinud. See on hea mõiste, rajastamiskava. Ja. Mõtlesin, et see generaalplaan, see on selline hilisem juba nõukaajal öeldi generaalplaan, ka rajastamiskava. Ilus eestikeelne sõna. Ja nagu te näete, on Taarapuiestee mõeldud algusest lõpuni välja arvatud keskplats, siis see meie nii-öelda 5D rist on plaanitud alleena kuni lõpuni. Et see, mis nagu teise maailmasõja tõttu pooleli jäi, on siiamaani lõpuni ehitamata. Kange isu on linnale seda meelde tuletada, seda me teemegi siis seltsi juhatusega, et saaks ehitada tegelikult selle allee lõpuni välja. Iseasi, kas Taarapuiestee elanikud seal allpool Hiie tänava pool seda enam soovivad. Kas see hakkab valgust varjama, kui seal on ka Tamme allee näiteks. Aga Matteuse plaan oli selline, hiljem tegi seda plaani, 30. alguses veel tegi seda ümber Tippel oli vist, kui tema sai linnaarhitektiks ja need pidulikud keskväljakud, need punased kivihooned väljakutel, nurkades, need nii-öelda, nendest loobuti. Nendest loobuti juba 30. aastate alguses, aga üldiselt on kogu linna pilt praegu enam-vähem sama, välja arvatud on lisandunud üks uus tänav siia, et see Ilmatari tänav on siia juurde tulnud siia Matteusega, aga Matteuse ajal see veel toimus, nii et ju siis ka Matteus andis oma nõusoleku võib-olla sellele. Ja nüüd, kui selle linna ehitamise või sellest linnaosa või sellest põlluarendusest rääkida, siis seda üritati teha väga põhimõttekindlalt. Ajalees oli artikleid siin märtsis 1927, et inimesed võiksid tahta juba, kellel on jaksu, võivad varem ehitama hakata, aga kokkulepe oli nii, et enne tehakse teed ja kommunikatsioonid, nii nagu see tänapäeval kipub käima, kui on detailplaneering. Tammelinnas tehti palju vigu ja mudamülkasse kerkisid majad ja prooviti paremini. Just, et siin on, et siin tahetakse teha seda korralikumalt ja siin on juttu mitmetest linnaosadest ja näete, siin on ka öeldud, et Soome kodaniku Graf Bergiga kokku lepitud on Hummuli mõisa endiste omanikega ja kokkulepe on saavutatud ka Tähtvere omaniku Itaalia kodanikuga, teistega olla läbirääkimised soodsalt käimas. Ja mul on küll arusaamine ka olnud sellest ajalehe artiklitest vähemalt, et selle itaallannal ei olnud selle linnaosa ehitamise vastu, kui ta ka teenis sellest ja sai sinna krunte müüa, ei olnud mitte midagi. Aga siin on ka siuke väike selline mõisarahva pihta või torge, need kokkulepped välismaalastega näitavad, et endiste meie oma suurnikkude agitatsioon välismaal osakene on, mis liiva sisse joostes kuivab ja kaob. Ja nüüd paremal siis 29. aasta artikkel, siin väike või Tartu Teated, et selle sama kohta, et inimesed ei saaks enne ehitama hakata, enne kui maad on välja mõõdetud. Ja selle tänase kutse, selle sündmuse kutse peal on siis ka pilt, foto sellest, kuidas Vikerkaare ja Hurda nurga pealt on näha siis seal
kiriku juures olev mitmekordne maja, et kuidas seda teed sinna rajati. Aga et tavaliselt oli toona kombeks, et kommunikatsioonid või need siis rajavad elanikud ise, ehitajad, aga siin on öeldud, et kuna ehituskrundid olid nii kallid, et üldse seda linnaosa saaks rajama hakata, peab linn omalt poolt tegema need kõigepealt kommunikatsioonid, siis inimesed on nõus ostma sinna krunte ja ehitama. Nii saan mina sellest asjast aru. Ja kui te nüüd vaatate seda fotot niimoodi, siin ei ole Tähtveret pildistatud või Tähtvere välja, küll aga on juba näha Hermanni tänava joon on näha ja Hermanni tänava taga juba esimesed majad seal Hermanni 2 ja 4 juba need esimesed krundid ja need joonised on seal Tähtvere pargi pool on näha. Mis selle foto puhul tore on, mis ei puuduta otseselt Tähtvere linnaosa, mis lõpeb meil Näituse tänavaga, aga on need Rostovtsevi eraülikooli majad, mis on kõik siin näha, mis pärast teist maailmasõda see maja on lammutatud ja siin on kõik uued majad. Et Rostovtsevi ülikooli majad on näha ja on ka näha vana põllumeeste seltsi näituse väljak, mis hiljem toodi teisele poole raudteed, kus praegu on Selver. Et see vana näituse plats on ka siin uhkesti näha ja raudtee esine klump, mis nüüd on viimase suure remondiga taastatud ja mis mind väga südamesoojaks teeb, on, et tänini on veel alles vedurite ümberpööramise plats, mida ma ei ole näinud, et seda kasutatakse enam ammu. Sellest on üks video, ma tean, et on, aga et kas seda hoitakse alles, ma kardan, et Eesti Raudtee ükskord lammutab ära, et seda pole enam vaja, aga et see on huvitav on jah, kui raudteejaamast rääkida, et tegelikult kui lähedal on Tähtvere raudteejaamale ja tihti raudteejaam tähendas sellist kiiret linna arengut ja paisumist seal ümbruses. Aga see Tähtvere mõis suutis, ütleme nii, päris pikaks ajaks siis need oma heinamaad, karjamaad seal hoida ja nii-öelda linna arengul ees olla, kui nii võib öelda. Aga lihtsalt huvitav nagu vaadata, et tegelikult kuidas, et kindlasti oleks linn tahtnud areneda sinna väljale niimoodi juba varem. Üks väheseid fotosid, kus tegelikult on näha ka, mis praeguse Karupargi või selle Vaksali pargi, mis hooned seal olid. Et sellest alast on tõepoolest vähemalt avalikes andmetes on ülinapilt fotosid, kui üldse. Stiil läks üle raudtee. Jah, tuleb välja, et läheb jah. Sellest võib jah fotosid ka otsida, et ajapaigaski minu arust. Sillahuviline näeb, veskihuviline ei näe. Aga nüüd veel üks 35. aastast õhufoto, kus on juba Tähtvere kümmekond maja on juba ehitamisel või valminud. Et siin meie ees on siin kogu see mõisakompleks. Tähtvere park on sellise oma tavalise kolmnurgaga, siit läheb Betooni tänav. Siin on tall ja siin oli hiljem kuivati. Kristiine mun Wulfi tänav. ja siin on, korraks vaatan, ja kui nüüd maju ära tunda, siis näiteks see maja, see on nüüd Hurda tänava joon praegu, see on Hermanni tänava joon, see tagumine, see on Hurda tänava joon, siin on näha juba siis meie kunstniku skulptori Starkovi maja, mis ongi Tähtvere kõige esimene ehitatud maja. Ja siin Kreutsalde ääres on ka juba näha kolme fotot või kolme hoonet ja siin see on siis Taara puiestee joon ja siin peaks olema see elektrialajaam, mis 60-ndatel, minu arust 60-ndatel, ma ei elanud ise siis Tartus, ühesõnaga ma elasin teise eluaastani Tartus, siis perekondlikel põhjustel pidime kolima Tallinnasse ja tulin tagasi ülikooli 1980 ja olen elanud nüüd siin, et ma ei ole, kas ma olen põline või ei ole, ei oska öelda. Aga... Siin on huvitav vaadata, kuidas see Suurekaare tänav ka tuleb välja, et Suurekaare tänav oli vanasti selline
tee, mis ühendas siis linnaäärseid mõisasüdameid, et Tähtvere mõisast läbi Maarja mõisa südame, läbi Tamme mõisa kuni siis sinna Ropkani välja oli selline suur kaar. Noh, praegu on meil sellest väike jupike ainult suur kaar, aga tegelikult ta sealt algas ja ta jälgis siis seda ojakest, et Tähtvere mõis rajati ka sellise oja äärde, ütleme nii, et siiamaani ju Tähtvere mõisa taga näeme selliseid tiike, et see on osa sellest ojast, et sealt oli vesi hästi kättesaadav ja suur mõis kindlasti vajas seda, et see oja oli siis selline õnnistus neile Tähtvere mõisale ja siis neile väiksematele mõisadele. Tiigid olid siin, peahoone on praegu siin. Aga see, kui seda diagonaali vaadata, siis tegelikult on see hästi näha, see läheb Tammsaare majade tagant diagonaalis, lasteaia tagant, läheb tegelikult üle raudtee just kui jätkub Vitamiini tänavana ja siis järgmisest Viiede ristist jätkub juba Luunini tänavana ja jõuab siis Maarja mõisa juurde ja sealt edasi peaks minema veel siis Tamme mõisa juurde ka välja. Suur kaar ongi siis. Jah, nüüd on ta siis algupärase nimega. Vitamiini suurkaar Luunini. Jah, just, et sealt nii-öelda Riia maanteest edasi läheb segasemaks. Aga see on väga, väga hea foto ja lihtsalt näitena, et kui taheti rääkida Vabadussõja Tartu vabastamise näitet tuua, et kust liikusid väed, siis siit on hästi näha. Selle sama kaardi peal kasutati see ära, et kust Kuperjanovi pataljon läks, siis soomusrong tuli, kust tuli soomusrongi esimene dessant tuli siit linna peale ja nagu me teame, et nad said ainult selle tõttu tulla, et Jänese sild, vaenlane teadis, et Jänese sild on katki, aga tegelikult päästeti ta ära ja soomusrong sai üle Jänese silla tulla ja linna vallutama tulla ja ma saan aru, et see ei olnud väga, väga tugev vastupanu, mida venelased siin osutasid. Aga nüüd konkreetselt veel mingitest Tähtvere aspektidest, nagu sa juba enne ütlesid, Ants ütles, et siin oli suurtükiväe divisjoni grupp, teine grupp vist oli Tähtvere mõisas pärast siis 30-ndatel ja enne 30-ndaid, et maja ees olid ka 2 suurt sellist haubitsat või tont teab, mis kahurid nad päriselt on, ei ole minu eriala, aga et neid pilte kahurväelastest Tähtvere peahoone ees on täitsa mitmeid ja ka hobustest seal ja hiljem kogu see plats, kus praegu on tenniseväljak ja mingi parkimisplats, oli ka ju oli ka Maaülikooli või EPA ratsabaas oli, nii et hobused on ka Tähtveres olnud kogu aeg, kuna seal ka tallid olid kohe lähedal, vanad mõisatallid. Aga nüüd jõudes nüüd sõja juurde, et ma ruttu käiks üle, ma ei tea, mis see kell on, et ma liiga pikaks ei lähe oma heietamisega. 43 minutit on näin, aga pole hullu. Et see sõda tegelikult on 2 korda käis üle Tartu teatavasti ja teine maailmasõda ja mälestused on sellest päris rängad, mis sellest kirjutatakse, aga peab ütlema, et Tähtvere pääses suhteliselt kergesti. Et kahjuks ei ole enam, mina ei tea inimesi, kes oskaksid sellest rääkida või kes teaksid sellest rääkida, siis Starkovi tütar olla väitnud mingil hetkel, nüüd on ta ka siit lahkunud, et ta mäletab, et Hurda tänaval oli surnukehasid ja aga 41. aasta, siis kui ei olnud mitte lennuvägi ei pommitanud, vaid teiselt poolt Jõge-Raadilt venelased pommitasid kahuritulega. Et siis on näha siin Koidula tänaval sai pihta Ernst Öpiku maja. Ernst Öpikul oli ise ehitatud maja. Proovisin uurida, kuidas Ernst Öpik, astronoom, sai endale maja ehitada, aga ta käis ju tööl Ameerikas külalisõppejõuks. Ja nende tuludega siis ehitas endale maja ja nüüd pärast seda suurtükiväe rünnakut Tähtverele miks nad Tähtveret pommitasid tõenäoliselt või mürskudega lasid ikkagi seesama, et juba kahurvägi oli mõisa juures, et nad pidid vaevalt, et nad linnaosa lihtsalt pommitasid, nad püüdsid tabada ikkagi seda suurtükiväelasi seal mõisa juures, aga kõik mürsud ei lähe mitte õiges suunas. Ja siis vend,
Armin Öpik on selle pildi teinud. Plus raudtee suhteline ligidus võis ka mingit ja see ka niikuinii jah, et Väksal oli linnulennult ei olnud kaugel. Et 67 mürsku lasti siia ajalehe andmetel. Et see mõlemad majad on praegu alles, aga selline poole seinaga pilt minu arust on väga... Kas see Oleska on teie maja? Ei ole. See on kõrvalmaja, selge. Ja nüüd on näha ka üks mürsulehter seal praeguse Prisma koha peal enam-vähem või umbes seal kandis. Ja kokku siis 67 mürsku siia piirkonda ja kokku üldse lasti Tartusse 2508 mürsku. Ja Kaubo Hoov, Turuhoone, Maarja kirik, kes siis nüüd pihta said ja 626 elumaja. Aga Tähtvere tõepoolest oli, eks ta oli hõre ka veel, ta ei olnud ka väga tihe, et pääses paljuski. Siin on ka näha üks kaevik, hiljuti avastatud foto, et A. Mägi kaevikut Tähtvere pargis 41. aasta oktoobris on näha siin, et ei pääsetud ka sinna ehitamistest. Ja kui nüüd rääkida nüüd 44. aasta pommitamisest, siis märtsi pommitamisest, siis kui te vaatate Matteuse enda poolt, tõenäoliselt Matteuse enda poolt joonistatud Tähtvere kaarti, mis hooned pihta said, siis need Heimat stiilis või need Rosenbaumi 3 projekteeritud maja Haava tänava alguses, need on saanud kannatada ja siis on saanud üks Hermanni tänava maja ja siis kergemaid vigastusi on saanud, on Taara puieste ääres mõned majad. Kas see õlletehase tööliste maja, mis on Hermanni tänava, see ei ole õlletehase tänava maja, on uuem, see teine pool. Kas ta tegelikult kannatada sai, sellest praegu pole teada väga, aga ja siis üks suurem pomm tuli ka sinna Tähtvere parki tuli üks lennukipomm Tähtvere pargi algusesse, kiriku lähedusse. Ja siin on lihtsalt üks meenutus. Ühelt bukkinist oli ta või suur raamatusõber ja õpetaja oli Jaan Roos, kes on oma mälestustest kirjutanud sellest, et Tähtvere pargis oli lõhkenud suur pomm ja nad olid peidus Laulupeo tänav 1 keldris, siis oli ta veel Jakobi tänav ja vist kuidagi ma selle suutsin välja selgitada. Ja mis puudutab otseselt nüüd siis Tähtvere südant, et siis on kraater oli otse maja ligidal, mida nägin, Hermanni ja Hurda tänavad olid mitu pommi saanud. Tegelikult ma väidan, et Hermanni ja Hurda vist saidki tegelikult ainult ühe pommi. Ja see pomm, see on see pomm, mis sinna Tähtvere parki algusesse läks ja ma olen jätnud, ma vaatan, jah, et siia nende Heimat stiilis, nende Rosenbaumi majade hoovi tõenäoliselt tuli üks pomm, ka on mälestustes räägitud sellest, et Anna Haava tänava sees oli aastaid veel sügav loht, kus asfalteeriti ja kus kogu aeg oli lagunes tee või ei asfalteeritud, vaid seal ei olnud mullatee oli või siuke, et sealt siis need majad, 3 maja said kannatada ja üks pomm siis tuli siia Taara puieste nendesse hoovidesse, ma näitan siia nüüd, ei vabandust, maja on teil Joga, vabandust. Need 3 Haava tänava maja on siin ja siia tuli tänavale. See ongi see auk, mis oli Anna Haava tänaval ja siia tuli siis Hurda ja Hermanni vahele hoovi tuli, nii et see lööklaine lõi 3 maja, ühe maja päris pilbasteks ja teistele majale tugevat täkki, et rohkem minu teada ei ole ka Matteuse joonistel rohkem ei ole, et teises maailmasõjas oleks saanud või 40 märtsi pommitamisest Tähtvere pihta saanud. Ja kui te vaatate, see on siis see nüüd Taara puieste 9, sai nii palju kannatada, aknad on loomulikult lööklainega läinud, aga see maja tänapäeval näeb umbes selline välja. Ja kui vaadata veel kord, siis
kõige rohkem sai kannatada see Taara 18, see on Ilja Pähni foto 44. aasta märtsi pommitamise kohe järel, kõik tammepuud on ära kõrbenud ja lööklaine on löönud selle maja seina tugevasti lahti ja teised majad ka. Ka see maja, mis on Hermanni ja Taara nurga peal, ja tähendab ühesõnaga, et see kumerused olid olla ka olnud veel aastaid näha, et see ebaühtlane, et praegu näeb seda välja selline, või näeb välja selline, aga toona siis see pauk oli. Ja seal majas elanud Villem Kõrn või Koern, eksperimentaalse füüsika professor, tegi sellest pilte. Siin selle koha peal oleks praegu professor Harald Teebu elamiskoht ja Pruulide maja, seda veel ei ole. Ja siin on see sama Taara puiestee 18, 16 ja 14, mis said kannatada. Nii et ta on ise oma elumajast teinud pilte seest ja väljast. Kõiki ma ei hakka siia panema. Siit paistab Anna Haava nurk. Ja siit paistab ka raudteäärne selline hekk. Et muud tähtveret enne sõda ei olnud veel. Või tähendab, sedapoolset tähtveret ei olnud. Ja seesama Roos kirjeldab, et Turda tänaval oli üks laps, ühe lapse surnukeha oli. Ja kui te vaatate nüüd 48. aasta aerofotot, siis Tähtvere Koidula tänavast ja Urda tänavast teisele poole enne sõda praktiliselt ei olnud maju. Et kõik see enne sõjaaegne Tähtvere ehitati ainult sinna poole, kui tohib Taara puiesteest siis linna poole ja Hermanni tänavale. Niimoodi. Ja pärast sõda siis said inimesed ja enne sõda oli see aiandusmaa, need tühjad krundid, inimesed said rentida endale aian tegemiseks, nii nagu see läbi ajaloo on käinud, nagu praegugi linnaaedu tehakse õnneks. Ja näete, 44 oli seal 220 aialappi. Ja hinnad on ka näha, aga siis hakati ehitama sinna maju 46. aastal ju on siin näha, kuidas siin tehakse hoogtööpäevakut professorite individuaalelamuid ehitamas. Elmar Kaldi foto, kas on Janseni 1 või ei ole, ei tea. Aga umbes seal paigast asub, siin on näha praegu professor Kingissepa maja, Taara puiestee algus on siin on veel pood kõrval praegu. Ja nüüd tulles ruttu oma isikliku jutu juurde tagasi, siis kui ma läksin akadeemilisele puhkusele ülikoolist siis 9 aastaks, siis ma tulin tööle siia majja, või kas on maja või torn või majja kui torni. Ja et see õlletehas on Tähtverele lahutamatult alati seotud olnud. Aga siin on näha ühte umbes 30. aasta pilti ja kogu see tennise ja muu ujulate rajoon on siia vahele ehitamata, pargi ja tehase vahele. Aga lihtsalt see huvitav fakt on see, et 20. 30. eriti 30. on sellest fotod, ehitati siia puidust Kelgumägi. Mitte suusahüppemägi, mida ma üks vahe arvasin, et suusahüppemägi on Kelgumägi. Et see, mis läheb tehase kõrvalt nüüd alla, lauluväljaku kõrvalt alla, sinna, et laululava kõrvalt alla, et selle mäe kõrgenduseks veel ehitati ka Kelgumägi. Sellest on ka fotod sellest Kelgumäest. Aga miks on pilt nagu kokku langeb, et siis on minu isiklik esivanem, kui ta töötas õlletehases, enam-vähem sama koha pealt võetud, siis mingi 25-aastane inimene siis täitsa rõõmus veel. Et 61. aastal, et mu ema tuli siia, enne minu sündi tuli siia limonaaditsehhi, sai ta tööle, kuigi ta haridus oli bioloogi haridus, aga tulid limonaaditsehhi. Ja mina töötasin siis hiljem 84-85 ja kogu minu vanemate sõpruskond, selle maja direktorid olid ka
näiteks Heino Pallo, kauaaegne õlletehase direktor, oli suurepärane bariton, kohutavalt hea naljamees ja suurepärane bariton akadeemilises meeskooris. Ja mis ta oli suurepärane muusik, sest vähesed muusikud oskavad teadlikult mööda laulda. Tema oli see, kes tavaline, mina ei oska mööda laulda, sellepärast ma ei ole nii andekas, aga tõeliselt andekad ja musikaalsed inimesed oskavad sihilikult mööda laulda. Et Heino Pallo oli üks neist. Nii et ma olen selle maja nii linnase idutamisest kuni linnase kuivatamiseni, linnase lõikamiseni, veski ja õllekeeduni selle poole aasta jooksul läbi teinud. Ja mul on jube hea meel, et kogu see veski fännlus on lõppenud paljuski ka sellega, et sain ka siin töötada veskis. Ja kuum õlu muide talvel on väga hea. Et siin samas torni jalamil oli siis see küttekeha ja kui oli talvel külm ilm, oli siis mehed tõid põhjakeldrist tõid Moskva õlut ja soendasime. See on see keedutsehk, kus ma töötasin, kuigi siin selline oli ta siis 80. alguses. Ja nüüd üks vahepealne plaan siis Tähtvere sellest Taarapuiest alguse platsist, millest võiks saada Matteuse skväär, sest sellele toimus 2017 arhitektuurikonkurss, selle võitsid, linn maksis sellest 4000 eurot ja ükskord võiks sellega valmis ehitada, sellest on juba 10 aastat. Et kui Matteus saab 130 järgmine aasta, et siis võiks seda ju lõppude lõpuks selle ära teha. Kui ma päris isiklikust loost räägin, ma tulin ülikooli ajal juba siia elama et mu lapsepõlve mälestusi siit ju ei ole. Et siin on mingi hiionid ja karud ja kes siin on, kõik nemad oskavad rääkida lapsepõlve mälestusi ja võib-olla need olekski kõige olulisemad. Üks fakt, mida meie peres pidevalt meenutatakse, on see, et 1999 oli Hiie tänaval elevandid. Et oli tsirkus ja tsirkusest laululaval oli tsirkus ja elevandid pääsesid kuidagi sealt minema. Nii et sellest on ka Postimehes kirjutatud, et Hiie tänaval üle aia sõid elevant sai õunu. Ja teine asi, mis perekonna loos on see, et Koidula tänaval tuli siga vastu. Ma tean, et üks kõrgelt haritud inimene veel viimase ajani kasvatas siga enda õues. Aga ma ei tea, kas see oli see siga, aga see oli ka 90ndate keskel, 90ndate alguses. Kas see oli see siga, aga jah, kukekilemist pole ammu enam kuulnud, kuigi ka seda on kuuldud ja koera haukumist on ka vähemaks jäänud. Mis puudutab isiklikke kuuldepilte, mis on veel üks isiklik oluline asi õlletehasega on see, et enne, kui ma ei olnud siin majas töötanud, ma ei seedinud seda õlleraba lõhna. Keedu lõhnast. Keedu lõhna. Jah, ei ikka raba, siis kui raba välja aeti. Siis on ka värske liiva lõhn, keedu lõhn. Aga kuna meie Eestimaal on põhiliselt on läänetuuled, siis Tähtverre seda jõuab harva. Seda rohkem põhjatuulega jõuab Tähtverre, aga pärast siin töötamist mul on see kohutavalt meeldima hakanud. Ainult, et ma elan nagu valel pool õlletehast. Provokatiivne küsimus on ju, et tihti näiteks meie Tartu näitusel on see õlletehas seostatakse tihti supilinnaga. Kuna sealt Nõlvalt paistab ta hästi kätte supilinnast ja kuidagi park on vahel ja siis tuleb see nii-öelda Tähtvere elupiirkond, et mis linnaosa see õlletehas siis nagu sinu jaoks nii-öelda vaimses mõttes rohkem on? Füüsiliselt on Tähtvere, aga... Ei, ta on ikkagi päriselt ka Tähtvere, aga Nõukogude ajal ehitati lihtsalt see Nõlvak, see supilinna poolne osa ehitati ka neid õlletanke ja neid asju täis. Kas... Et tegelikult see Tähtvere see on salvestuse jaoks vajalik.
me kõik kuuleme, aga idee on selles, et siis, kui me selle näiteks üles paneme, et tulevased põlved saaksid meie mõttevahetusi kuulda, siis on hea, et on see mikker. Et millega see Tähtvere tänav nagu algab, et ta selle mitte Kreutzwaldi tänavaga, vaid õlletehasega. Tartus on üks ilus tänav veel, Tähtvere tänav, seal all tegelikult on ju. See on vist üks supilinna osa. Et kus see algus on sellel Tähtvere linnaosal nii-öelda? Kus ta siit linna poolt algab? No Tähtvere tänav saab ikkagi Jakobi mäelt alguse. Jakobi mäelt, jah. Ja Tähtvere tänav läks Tähtvere mõisa, et ajalooliselt oli see peamine liikumine just sealt Nõlva alt ja niimoodi siis sealt üles niimoodi laugemalt niimoodi tasalt. Tähtvere tänaval ja linnaosal ei ole mingit seost peale selle, et lihtsalt vana tee läks sealt alt mõisa juurde. Tähtvere tänav on ikkagi supilinnas. Muidugi. Muidugi jah, aga ta oligi tee, mis läks Tähtvere mõisa poole, nagu Anne tänav läks Anne mõisa poole ja nii edasi ja nii edasi. Just. Mõtlen, et võib-olla see oligi selline hobi ajaloolase tutvustus praegu ja mis ma isiklikult ei oska selle linnaosa kohta muud öelda, kui et ma arvan, et ta on säilitanud sellise üldiselt algsed ideed, kui asjad püsti pannakse, kannavad väga pikalt või et mitte öelda alati kannavad, et kui see on mõeldud sellise suurte kruntidega mitme pereelamute rajooniks, kes väga tihedalt teineteisega nagu supilinnas naabrid, nagu Karlovas naabrid, nendes tüüpi majades ei puutu kokku, et siis see kogukondlikkus, et me olemegi siit kuidagi, isegi kui tahaks rohkem suhelda, ma arvan, et siia on sisse kirjutatud see omaette olemine. Et Tähtvere seltsi tegijana mul on natuke kahju sellest, et me ei saa arvagi kokku, aga või noh, et kuidagi nagu huvilised saaks kokku või ühtemoodi mõtlevad inimesed saaks kokku. Aga lohutab mind see, et kui me tegime nüüd, oli see nüüd kevadel, tegime Tähtvere ajalookonverentsi, kus Ants ka rääkis, oli väga palju huvilisi Saksa Kultuuriinstituudis ja sügisel vist tegime 15 minuti Tähtvere teadlaste tutvustuse. Siis seda nii-öelda neid õppejõude ja professoreid ja laborante ja dotsente oli seal päris palju ja see oli väga huvitav, et ma loodan, et me suudame ka need kevadiste ja sügiseste õuepäevadega äkki uuesti kokku saada. Mitte, et me peaks kogu aeg kätest kinni hoidma ja kõike ühiselt tegema. Aga kodukohvikud töötavad ja et see on, aga pigem oleme me natuke sellised eraldi, teineteisest eraldi hoidvad või õigem oleks öelda, teineteisele ruumi andvad. Et mitte individualistid, aga me lihtsalt anname teineteisele ruumi. Tähtvere nagu see elamute piirkond ei ole ka selline väga, ütleme nii, palju läbisõidetav, et noh, jah, see Kreutzwaldi tänav on ju. Ajalooliselt on Hurda ka, kõik õlletehase autod sõitsid mööda Hurda või Vilde tänavat, aga nüüd enam ei saa. Jah, et niimoodi ka mõisa ajal näiteks ju see Tallinna poole tee ei läinud üldse sealt, et läks sealt Ülejõe poolt, on ju. Et mõisa juures saigi sinna Vorbuse kanti ja oligi selline nii-öelda tupik siis see Tähtvere, et sellist väga palju elavat liiklust sinna läinud, et oligi selline toimiv suur mõis, mis seal oli. Ja kui räägitakse Tähtvere ajaloos räägitakse Tähtvere väljast või väljal, et näituse plats oli väljal, siis tegelikult mõeldakse see, et ka teisel pool raudteed olid Tähtvere väljad ja Tähtvere mets tähendab hoopiski juba peaaegu tiksojad, et need metsad olid seal. 1917 oli Tähtvere mõisa hinnangulin suurus juba vist üle 11 000 hektari oli kuskil välja toodud, et selline väga suur territoorium. Aga siin mõned küsimused oli meil siin ette valmistatud, aga Ants väga sujuvalt oma jutu sees vastas neile enamasti. Aga ma siin küsin ühe asja ära, mis oli selline asi, mis tundus huvitav, et mida Ants vastaks. Et kui näiteks keegi pole Tähtveres üldse käinud, et mis koht see oleks, mida sa soovitaksid nagu esimesena külastada või mis on selline Tähtvere kvintessents? Aga ma ei teagi, kas sellist on üldse. See on tõesti hea küsimus. Sa saatsid mulle selle küsimusega, ma üldse ei jõudnud selle üle mõelda, et
midagi nagu põrutavat vastata. Ja ma arvan, et see on ikkagi see katoliku kiriku mandli ja kuidagi see nurk, see pargi nurk, kui see varjend, võib-olla varjendi roostes uksed seal Vene ajal ehitati, kui seda seal ei paistaks, aga Kelgumäena oma laste kasvatamisel oli ta väga hea. Seal on neid ajaloo kihte palju näha. Jälle isiklik seos nende selles 90ndate poole peal tegutses selles varjendis Aavo Pikkuus. Aavo Pikkuusil oli siis meie jalgrattasportlane, tal oli oma autovärvifirma ja ta oli oma pesa teinud sinna. Nii et ma mäletan, kui me Kuuraadiole ühte vana autot püüdsime tumepunaseks värvida või tahtsime saada tumepunase, siis meie läbirääkimised Aavo Pikkuusiga toimusid selle varjendi. Teate, kus see varjend on ilmselt kõik, jah? Et ma ei ole seal kaugemal sees käinud, aga selline jälle mingi mälestuspilt tuli sellega. Aga ma pean küll ütlema, et need seosed, mis sul elu jooksul tekivad, need on nagu nii pööraselt tugevad, et kui sa mõtled, et see Tähtvere park, mis on mitmele põlvele tartlastele nii oluline on, sa hakkad mõtlema, et mu enda laps õppis seal rattaga sõitma, mu kadunud vennast on seal, vanemast vennast on seal esimesed pildid tehtud just, kui ta käima hakkas, on Tähtvere pargis tehtud, et need seosed, ma kujutan ette inimesed, kes te olete seal päriselt elanud oma terve oma lapsepõlve, et kui palju teil rääkida oleks seal, et teeme seda, palun. Jah, aga ma küsiks, mõtlesin ühe küsimuse veel, mis oli kiusatud natuke. Et kui me mõtleme Tähtvere inimestele, kes seal elavad, et mul on kuidagi selline mulje jäänud, et see Tähtvere, ütleme niimoodi, et 30-ndatel, kui ta sinna väljale kerkis, et hoolimata neist pöördelistest sündmustest, riigikordade vahetumistest, et kuidas see elanikkond on muutunud, et mul on tunne, et üsna sarnast tüüpi inimesed on kuidagi seal elanud või ma eksin, ja mis võiks tulevikus muutuda, et milline see Tähtvere rahvas võiks siis olla, et kuidas sul tunne on, et kuidas see protsess on kulgenud, see elanikkonna muutus ja nii? Ma ei tea, see esimene suurem muutus, mis 40. või sõja algusega toimus või 41-ga, see muidugi on nii karm muutus, et ma ei tea, kas selle üle rõõmustada, et Eesti-aegsete professorite asemele tulid punaprofessorid või kui ma lapsepõlves Tartus käisin, siis näiteks see Vikerkaare 4, kus praegu tundub, et kipuvad mingid poisid seal sisse välja käima, ma olen aru saanud Facebooki järgi, et kus mul onu elas, Paul-Erik Rummo elas toona seal ja et selles majas tegelikult olid elanud hoopis August Annist ja ma ei mäleta, kes keeleteadlane, ma ei suuda praegu peast öelda. Ühesõnaga, et tegelikult, kus elas Heino Eller, kus elas neid Eesti-aegseid suurmehi seal Hermanni tänava ümber ja Hurdas elas palju ja pärast sõda tulid sinna siis sageli või mitmesse majja pandi nomenklatuurseid suurmehi. EPA rektor tuli sinna ja kes oli siis ülikooli partei, pärast sõda oli ülikooli kommunistliku partei esimees Uibo oli, kes elaski, sai ka sinna elamise, läks küll ära ruttu Moskvasse, aga et võib-olla on see inimene, kes tahab minna Tähtvere elama, on mingit tüüpi inimene. Tänapäeval hetkel ilmselt peab olema tal võib-olla natuke suurem rahakott kui mõnda muusse linnaossa elama tahtjal. Aga võib-olla linn kujundab selle inimtüübi hoopis. Võib-olla see asustuse laad kujundabki meid selliseks ja ma arvan, et see laias laastus ei muutu ka. Muutub see võib-olla, et kuna me ei ole muinsuskaitse all ja miljööväärtuslik ei ole iga nurk, et siis kas nende hoonete, kas me tunneme uued majad ära enda linnaosa majadena
et muidugi enamus, kes on kauem elanud, seda konservatiivsem ta on, seda rohkem need uued kastid häirivad. Aga siin on ka väga ilusaid maju, uusi maju tehtud, et vaatame, kuidas ta läheb. Ja kui tekkis ka siin selline küsimus, mille oleks võinud juba alguses küsida, et kui rääkida sinu kui koduloo uurija tööprotsessist või info kogumisest, et sa oled teinud ka mitmeid selliseid kultuuriloolisi, ajaloolisi teemakaarte, kas või veskitest või siis tuntud Tähtvere elanikest. Et kuidas sul see protsess käib, et näiteks, et tahaks nüüd teada, et kes on elanud, kes on maja arhitekt, et neid arhitekte võib-olla leiab lihtsamini, aga just see, et kes on elanud, mis perioodil ja sellised eksklusiivsed, unikaalsed materjalid, mida sina tihti oled näiteks Nostalgilise Tartu grupis on Ants Johansoni postitused tihti väga oodatud, et tuleb sellist varem nagu sellist materjali, mida enamik tartlasi ja Tähtverelasi ei ole nagu üldse kuskil näinudki. Ma ei tea, kas ma oma töömeetodi üle uhke saan olla. Selles mõttes, et mu pere selle üle küll uhke ei ole, et kaob sinna arvutisse ja lihtsalt tegelikult on taevale tänu, et meil on arhiivid digiteeritud väga paljuski ja seda juurde tehakse, et ma ei oleks iialgi seda materjali, seda teadmist leidnud, kui ei oleks see interneti teel kättesaadav. Ma ei oleks kõiki neid muuseumi eraldi läbi käinud üle Tallinnas, Tartus, Riigiarhiiv, kus see, et nii suur fänn ma ilmselt ei oleks ka või see nii paadunud koduloo uurija ei oleks. Aga kuna see on võimalik, aga mis selle juures nagu põhiline vist on minu jaoks, et kui sa hakkad vaatama ja vaatad ja uuesti vaatad, siis sa hakkad nägema neid asju, mis siin nagu, mille sina ära tunned. Et ma ütlen, et silda üle raudtee mina ära ei märganud, aga tuulikuid juba ma märkan piltidel, kus ma 5 aastat ei märganud ühtegi tuulikut, üks vana gravüür on, ma ei hakka seda välja otsima, kus on Stavenhageni või kelle gravüür on ühel pool on praegune kohtumaja Toomemäelt, teisel pool on siis ülikooli raamatukogu ehk siis Toome varemed või ülikooli ajaloomuuseum ja otsevaade 1000 korda seda pilti vaadanud ja siis üks hetk näed, taga on veskitiivad, paistavad seesama Veski tänava veskitiivad paistavad, et see on lihtsalt, kui otsid, siis hakkad leidma. Et kui ei otsi, ei hakka üldse leidma, natuke otsid, siis veel ei leia, aga kui palju otsid, siis hakkad nägema fotodel ja ajalehe artiklites hakkad neid detaile nägema. Kõikide käsikirjade juurde loomulikult ei pääse ja peaks tegelikult võib-olla minema, aga ei pääse. Aga kui palju sa nii-öelda inimestelt infot kogud, et niimoodi pole päris teinud, et käid ukse taga koputamas ja et ma siin tegelen selle asjaga ja... See on, kui see on valimiste puhul nagu keeruline ukselt uksele käia, siis ajaloo puhul täpselt samamoodi. Tegelikult nagu inimese isiklikku ruumi ei taha kuidagi astuda, muudkui kutsuks üles interneti teel, et kirjutage ja et kui te vaatate seda kaarti, mis ma tegin, Google'i kaart, mis on tegelikult avalikult kättesaadav, vähemalt Tähtvere seltsi ja ma ei tea, kas linnaosa leheküljel ka. See tekitaski mu need küsimused, et väga huvitav, niimoodi järjest maja haaval, loetud mõnel puhul isegi 10 elanikku, tähelepanuväärset isikut, kes on elanud, et siis... Aga sellega on ka see, et see on kõik puhul interneti teel. Tegelikult majaraamatut 41. aastani paljuski on olemas veel neti teel leitavad, kes seal on elanud, kes on peremees, kui palju on makstud maksu selle eest linnale, aga kõiki elanikke ei saa siia panna. Esiteks kaasaegselt praegusi elavaid elanikke ei pane sinna, saab ainult panna, kes on elanud, ükskõik kui tähtis inimene, ma ei saa panna, ma nüüd saan panna, et Arnold Rüütel elas selles Ilmatari tänaval, aga kui ta elas, siis ma nagu, siis vist Arnold Rüüti puhul tema vist julgesin panna. Aga et lihtsalt kust ta ka kätte saan ja kust mingi Roosi nimi tuleb ja ütleb, et tema oli selles majas, siis ma üritan ta ruttu selle sinna kaardile lisada lihtsalt, aga teie teate tegelikult palju rohkem. Te võiksite oma maja kohta ilmselt võiks
nii mõnigi, mitte kõik, aga nii mõnigi võiks lisada sinna oma teadmise. Ja siis kuulajatele publikule siis, et kuidas see praktiliselt see teadmise lisamine siis käib, et kui kellelgi see teadmine on. Ja ma arvan, et kõige õigem oleks vist ikkagi e-kiri saata. Sest kui me hakkaksime kõik seda täiendama, siis juhtub samamoodi nagu Wikipeediaga juhtub, et keegi arvab, et peaks kustutama infot või juurde panema või vale infot panema või hoopis õigema info panema ja siis ta peab kellegi käest, ta enam-vähem peab olema, arvan ma. Meil on siis väga pädev moderaator, siis Ants Johanson, kes seda... Ma ise olen mõõtnud seda õppejõud keskust, kui ma EPAS käisin. Toomearu põhi, selles need kontserde peetakse. See põhi on Emajõega ühel kõrg. Ahah. Aga õnneks see Tähtveret ei puuduta. See on Toome tagune. Või noh, tegelikult võib ju ka lugeda Tähtvereks, aga ta on Toomi tagune on ta. Mõtlen, kas mina nüüd kutsuks küll üles, muidugi võib küsida, aga mis sa asjaarmaste käest küsid, parem rääkige omi lugusid või mingisuguseid. Proua Valve Kingissepp, tema juurde tuleb minna. Tema ühel mingi 5 aastat tagasi ma ütlesin Valvele, et palun, et tule Tähtvere päevadele rääkima. Ei, tema avalikult midagi räägi, tule küsi. Aga pole jõudnud. Aga tegelikult Valve Kingissepp on elanud seal nüüd pärast, tema mees ehitas selle sama Taarapuieste nurga peal see maja just kohe pärast sõda või et tema ajalugu on väga pikk seal. Või siia täna ei saanud tulla Jaanus Pilman, kes on elanud nii Hermanni tänaval kui tema ema on seal elanud, nüüd elab Hurda tänaval. Ka temal on kohutavalt palju lugusid on oma lapsepõlvest ja inimestest, keda ta veel mäletab. Mul üks väga hea tuttav oli ammu kadunud vend, mees elas Koidula tänaval, Janseni tänaval, ärevusega ei tule meelde ta nimi, aga tema ütles mulle ühe fakti, Ain Laving, biokeemik Ain ütles kunagi seda, et täiesti muu jutu sees ütles, et 60ndate alguses veel siis lihapoes ja siis selles Taarapuieste poes oli kuulda, et inimesed ütlesid teie ja proua ja härra. No, et see Eesti-aegne mingisugune elanikkond, kes siia alles jäi, kandsid seda vaimu sinna maani edasi. Et nüüd seda vast enam nii väga ei juhtu, aga see vaim kestis pärast sõda veel väga pikalt. Aga nüüd nagu Ants siin juba viitas, et on käes siis hetk avatud mikrofoniks, ehk siis oodatud on küsimused ja ka kommentaarid, täpsustused või põnevad tõigad, et oleme avatud, et palun tõstke käsi ja siis mikrofon jõuab teieni. Et kas on kellelgi mõni küsimus või kommentaar või lihtsalt mingi mulje, mida jagada? Nii, Tuuli. Kohe tuleb mikrofon. Vaata, kas ta töötab ka. Jah. Kas on kuulda? Aga kas ta salvestab? Viitsid tule siia ja lihtsalt mikrofon on salvestuse jaoks, aga... Ei, ma võin oma loengupidamise häälega ka rääkida. Et mina elasin lapsepõlves Hurda tänaval ja selle maja ehitasid siis minu vanaisa Elmar Karu, kes oli psühhiaatriaprofessor ja tema abikaasa Leida Karu. Ja minu isa Laur Karu rääkis, et tõesti, kui nad kolisid sinna, siis võis seal majade rea tagant raudteeni võis jalgpalli mängida, nii et täna oli rõõm näha neid pilte, kus tõesti kartulimaa oli siis raudteeni välja.
ja minu jaoks oli siis see Tähtvere keskkond, Hurda tänav tollel ajal oli selline tänav, kus võis istuda kõnnitee serva peal ja nii-öelda jalgu kõlgutada, sest et eriti autosid seal ei sõitnud ja see oli 70ndate algus. Ja see ringkond piirneski siis oma vastasmajade ja kõrvalmajade lastega mängimisega ja need suured aiad, mis olid kõigil kasutada, et see on mingi asi, mis jääb sinuga nagu kogu eluks, et hiljem me elasime Koidula tänav 2 ja siis veel Taaro puiesteel ja praegu elame me Kreutzwaldi tänaval. Siis kus on Hiionite perekond ja siin on ka Krollide pere täna kohal ja siin oleks lihtsalt vahva kuulda, kes kõik Tähtveres elavad pered siin veel täna kohal on, et ma annaksin nüüd lihtsalt edasi siit. Mina olen samuti Tähtvere laps ja mina olen huviga isegi selles Hurda tänava majas mänginud. Et lihtsalt vahemärkusena ma peaksin ütlema, et Taaro puiesteel, jah. Aga ma olen elanud 2 aastat Kreutzwaldi tänaval, siis alates 70. aastast, siis kuni 96. aastani Taaro puiesteel ja pärast seda Ermanis, et ma olen siin üles kasvanud, aga mida ma tahtsin öelda, millele tähelepanu juhtida. Et kui mina olin täitsa väike poiss ja võib-olla need, kes siin kauem elanud on, ja see, mis ma tahan öelda, et see lihtsalt ajastu värk, see lihtsalt ongi nii. Et siis, kui mina olin väike laps, siis oli kõikides majades oli lapsi ja oli palju lapsi. Ja need lapsi oli nii palju, et oli Taaro puiestee 1-2 suurte majade poistepundid olid. Meil oli Hurda tänava poistepund, Hiie tänava kooli juures oli oma poistepund. Oli nende Tammsaare majades oli lugematu arv. Ja praegu ei ole üldse lapsi. See on üksikuks jäänud vanade inimeste linnaosa. Et see on natuke kurb, aga see lihtsalt siia ei ole midagi teha. Ma ütlen siis ise juba ennem ära, et sa ütlesid, et need punaprofessoritest rääkisid, et ma arvan, et seda ei peaks nagu siiski ütlema, sellepärast, et väga paljud, kes Eesti ajal olid elanud, jäid ju sinna ka või ehitasid neid oma maju, on ju, ka pärast sõda, Auli ja sinna neid palju on ju tegelikult ja ütleme, professorite linna osas ta ikkagi saab, ütleme 1944, kui ülikoolil ei ole tegelikult, nad tahavad teha eestikeelset ülikooli tagasi, on ju, Teaduste Akadeemia tegelikult juba rajatakse ja inimestel pole tegelikult, ütleme, professoritel inimestel pole kusagil elada ja siis Tartu linnavalitsus ju või linna täitevkomitee toona, kuidas oli, eraldab tegelikult kogu Tähtvere siis Tartu Ülikooli ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia instituutide töötajate jaoks. Instituut tehakse ju 47, lõpuks neid luuakse, aga et selles mõttes siis ta saab tegelikult selleks, et ennem sõda ka, näiteks Ariste ostab 40 omale sinna Jakobsoni tänaval krundi, ehitab pärast sõda valmis ja ütleme, Kirde oli suur nii-öelda. Tema oli ju ainus, kes ehitas omale kivimaja, see on kohe, kui te teate, siis Starkopi majast järgmine ja Hermanni tänava vastu ehitas omale üürimaja, on ju. Et kus kohas siis nii-öelda elasid siis allüürnikud tal ja kui ta ise 44 ära läks, siis kuna tema nii-öelda laste hoidjaks oli üks siis Sarvede nii-öelda ema, siis tänu selle, nad said selle maja tegelikult omale või õigem okupeersid selle kuni 90. aasta alguseni, kui see läks selleks suureks tüliks selle maja pärast seal. Nii et muidugi seal oli veel palju teisi tahtjaid, et selle kohta on väga palju nagu teada. Nii et selle mõttes ikkagi, kui ma vaatan kas või seda Jakobsoni 10, kus me ise elame praegu, et kus kohas Richard Kleis, sellel küll ei olnud palju lapsi, aga seal Orvikutel ja üleval elas veel Alfred Koort, kes oli siis rektor 44, elas seal, et seal mitmeid niimoodi neid inimesi oli, kes siirded näiteks seni ajani veel elavad, kes seda kõike mäletavad. Nii et jah, igas majas on nagu väga palju nagu neid lugusid, kes seal on olnud ja nad olid ikka planeeritud eelkõige üürimajadeks, sest keegi ei jõudnud tegelikult neid ikkagi nagu teha, et oli mingi hulk inimesi, kes siis olid valmis neid üürima ja ma saan aru ka nüüd, kui te vaatad Tartu puitarhitektuur, nüüd ilmus just raamat, ma ei tea, paljud teist neid vaadanud on, mingi poest ostke, ei ole väga odav, aga
linnamuuseumist saab 40 euroga osta, kus kohas on ka kirjutatud tegelikult, et majad pidid olema üle 45 ruudu pidi korter olema, et ei väga ülisuured ei olnud ka väga väikesed, aga need pidid olema nii-öelda moodsad, see oli esimene Tartu moodne linnaosa üldse, kus oli siis normaalne veevärk, see pidi ise ehitama, aga kanalisatsioon oli olemas, mida tegelikult suures osas linnas tegelikult ju ei olnud. Ma möönan, et see punaprofessor võib-olla oli vale seos. Tegelikult Eesti, sa võid öelda Anatooli pildi kohta, aga Gerhard Räganat selle samas majas. Ta oli tegelikult Eesti-aegne professor. Ütleme, ma tegelikult võib-olla selle asemel peaksin ütlema, et mitte punaprofessor on vale, aga nomenklatuuri tuli siia elama. Selles mõttes, et ma ei pea silmas nüüd ülikooli inimesi, tähendab õppejõude, aga nomenklatuuri tüüpe. Ütleme ülikoolist, et nomenklatuuris näiteks rektor, prorektor ja dekaanid. Et selles mõttes see nomenklatuur ka nii suur, kindlasti oli seal ka mingi parteidesse, ma ütleme, kui Clement tuli 51, siis toodi ta kohe Udra tänava ja selle Vikerturi tänava nulkuste maja saab tegelikult näha ka, et rektorid peab olema siis laulud ja koolud elas. Koop samamoodi Kreutsuldi tänaval. Ja loomeliit ka näiteks, et kirjanike liit sai ju sinna mitmeid pindasid, näiteks see sama Haava ja Alveri maja ja ka mõned teised kohad. Aga ma vastan selle laste koha pealt. Et sageli saavad lapsed suureks, aga tegelikult vist on võib-olla sellepärast, et lapsed enam ei mängi väljas. See on see, et lapsed on arvutis või telefonis ja me ei näe, isegi suvel ei näe neid mängimas või nad on siis hoovis. Et tänaval tõepoolest enam ei mängita. See on küll tõsi ja võib-olla on ikkagi asi selles, et sa näed seda, mida sa näha tahad. Et kui sa oled laps, siis sa näed teisi lapsi. Ja kui sa ei ole enam laps, siis sa võib-olla ei märka neid lapsi, kes lähevad kooli või lasteaeda. Tegelikult ikka on küll lapsi Tähtveres ka. No pluss on see ka, et kui me mõtleme, et vanasti oli seda tänavatel mängimist palju rohkem, aga tänapäeval me ikkagi väga ei taha, et väiksed jõnglased kuskil tänavate peal niimoodi risti-rästi jooksevad. See on ka. Mul on kahju, et mul abikaasa siin ei ole, tal on tervis ei ole kõige parem. Aga tema töötas lasteaia kasvatajana Taarapuieste lasteaias ja ta suhtles nendega, seal käisid igasugused professorid ja et professor tuli sinna, võrk, see mitte kilekott, aga võrgust kotti, kui vanasti oli. Ütles, et see oli tüüpiline, vaat siuke asi. Kahju jah, et ta oleks siin palju, ma kuulen, siin lapsi nii palju oli ja muidugi oli sel ajal palju. Tal oleks kellegagi rääkida kindlasti väga palju olgu. Mina käisin ka seal lasteaias. Minu abikaasa nimi on Mäesaar Liina. Vot nii ja mälu mul ei ole. Okay. Aga ma tahtsin tänada härra Matteost, kellel nüüd see juubel on tulemas ja kui ma olin 11 või 12, siis ta elas Taarapuieste 1. Eks ole, see on ikka Tähtvere ju. Ja me olime Ivar Männamaa, tema lapselapsega olime rõdu peal. Hästi ilus kevadpäev oli ja vaatasime seda kaunist vaadet Tähtvere rajoonile ja külale pigem. Külale, Põllumaale, mis seal veel. Ja siis tuli härra Matteus oma piipu läitma sinna ja ütles, et vaadake poisid, mina joonistasin selle. Aga nüüd ma vaatan seda ainult siit ülevalt, ma ei taha seal olla. Tema oli siukene, et pigem see Tartu maha pommitada ja kõik uus ehitada. Et siukene elamus oli. Ja selle Taarapuieste kohta ma võin ka rääkida, et kui teda ehitati, siis ma oleks seal peaaegu surma saanud. Igast ilusat elu on siin elatud. Ja see, kus sa Rünno elad, seal oli lastehaigla ju. Just. Ja seal ma käisin ahju kütmas, raha teenimas. Jah, just. Liiga palju turvas panin alla. No pealegi on ju olnud veel
kas oli 50-ndatel oli Hermanni tänaval ka see ülikooli sõjalise kateeder ju käisid, sõjaline algõpetus oli ka Hermanni tänaval. Sellest on ka mingid andmeid. Ise ma selle ajal ei õppinud. Aga veel, Jaak Hiionil vajalt. Jaak, mis sul meeles on? Kõigil läheb issanda väikene loo, kui jõuaks ära rääkida, mis meeles on või mis meeles ei ole, aga võtan siin eelkõnelejate sõnasabast ja paar sõna võib-olla siis sellest, kes siin on elanud. Siin kõlas professoreid niipidi nimetatud, naapidi, nomenklatuur, nii edasi. Mina siis põline tähtverekas sündinud siia linnaossa Kreutzwaldi tänavale ja siin juba mõned persoonid käisid enne läbi Kreutzwaldi tänava esimeses majas, alllinna poolt tulles elas ülikooli pikaaegne rektor, seltsimees Koop. Tema maja või nii nagu väga paljusid maju Tähtvere linnaosas kutsutakse kas sealse tuntud inimese, kes seal elanud on või kes selle ehitanud on või kes seal toimetanud on, selle nime järgi. Seda maja paljud kutsusid Koobi majaks. Aga koht oli väga omapärane. Rektor Koop elas alumisel korrusel ja ülemisel korrusel elas mälu järgi tolleaegne Tartu Keki kas peainsener või midagi sellist. Ehk siis mõlemad võiksid öelda kuuluda nimetuse alla nomenklatuursed persoonid. Aga kohe üle tänava elas veel üks rektor. Ehk siis EPA, ehk siis tänase Maaülikooliga minu siis alma materi tolleaegne rektor, kelle käest olen diplomi saanud, seltsimees Kozlov. Ja käisin siis mina Miina Härma koolis, hommikul vara, kott pimedas, kooli tormates läbi lumehangede, seisab Koobi maja ees Volga. Astub majast välja seltsimees Koop, et astuda oma ametiautosse ja sõita peahoonesse oma kabinetti tööle. Kujutate ise ette, Jakobsoni Kreutzwaldi nurga pealt peahoonesse. Kui väga aeglaselt lonkida, 15 minti venitab välja, kui kiiresti kooriproovi minna Tartu Ülikooli kammerkooris, kus me koos Ants Johansoniga mõni aeg laulsime. Kiiresti minna 10-12 minutit, ehk siis Volga on vältimatu, et sinna tööle saada. Astub siis seltsimees Koop välja kiirel sammul tõtates Volga poole ja järsku jääb poolel teel seisma. Samal hetkel tuleb ülevalt alla teiselt korruselt Keki peainsener, astub Volga juurde, tervitab Jaigma. Astub viisakalt tervitades rektor Koopi oma Volgasse ja seltsimees Koop väga vettunult sammul läheb tagasi trepikotta, ehk siis vale Volga oli ukse ees. Väljas lumehanges külm oodata, mina kõnnin kooli poole edasi ja näen, tuleb päästev uus Volga. Tuleb, seltsimees Koop jälle kiirel sammul rutakalt astub tänavale, aga enne imet Volga lükkab suunatule sisse ja keerab hoopis Jakobsoni tänavasse. Selle peale astub teisest väravast välja rektor Kozlov, lehvitab viisakalt rektor Koobile, astub oma Volgasse ja asub teele EPA peahoone poole. Kuidas seltsimees Koop sel hommikul tööle sai, seda ma ei tea. Sest et mina pidin jõudma esimesse koolitundi ja mul ei olnud võimalik seal tänava nurga peal seista ja protsessi kauem jälgida. Aitäh. Väga kujukas lugu. Võib-olla siia otsa kohe üks teine persoonilugu veel, ehk siis siin oli enne juttu, et lapsi oli palju ja toimus üks mängimine ja kõrgemas vanuses juba igasugused muud tembud, mida võib-olla igas seltskonnas ei kõlba rääkida. Olgu Antsule jälle jutu järjeks öeldud, et ka mina olen siin majas natukene töötanud, aga see selleks. Meie naabermajas elas väga tuntud muusik, koorijuht ja dirigent Sulev Kald. Ja imet, temal oli selline puukuur, mis oli täis kõik võimalikke muusikainstrumente, eelkõige puhkpille, aga oli ka keelpille, igasugust kraami. Ja tema poeg õppis klarnetit, kes oli meie kambajem,
ja mis kõige tähtsam, tema poeg teadis, kus asusid nende instrumentide huulikud. Ja kui on saadaval terve kuuritäis puhkpille, siis loomulikult, mis siis nüüd saab? Nüüd tuleb teha siis puhkpilliorkester. Võtsime siis suurema grupi seltsimehi poisse kokku. Olgu öeldud, et nende hulgas oli näiteks minust kasvult veel väiksem, hilisem pikaajaline ERSO esimene viiul ja kontsertmeister Arvo Leibur. Tema valis endale instrumendiks tuuba, mis oli temast, ma pakun 2 korda pikem ja suurem. Mina pakun, et mul oli instrument, mida tihtipeale nimetatakse ümberkeha bass. Ja kui me olime kõik siis ennast instrumentidega varustanud, me otsustasime minna siis naaber kinnistu garaaži katusele proovi tegema. Ronisime siis garaaži katusele, võtsime pillid, alustasime proovi. Meid juhendas muidugi siis naabripoiss Priit, kes oli ikkagi nagu klarnetimängija. Ega meil sellest proovist väga välja ei tuld, aga meie kõige suuremaks pettumuseks oli see, et publik või tänaval edasi-tagasi käivad inimesed, nad ei saanud üldse aru, mis seal garaaži katusel toimub. Mõeldud tehtud, siis teatavasti puhkpilliorkestrid ju mängivad ju marssides ja see näeb väga efektne ja äge välja. Läksime siis tänavale, võtsime rivvi, puhusime pillidele hääled sisse ja asusime siis linna suunas marssima. Varsti sõitis meist mööda liinibuss, mis jäi Hurda peatuses seisma, uksed läksid lahti ja sealt astus välja Sulev Kald. Instrumendid me olime garaažist omavoliliselt võtnud. Selle peale järgnes kabuhirmus põgenemine Kuuri suunas tagasi ja viimane, mis ma mäletan, oli see, kuidas hilisem siis esiviiul ja ERSO kontsertmeister selle tuubaga mööda asfalti käkaskaela käis kohutava kolinaga. Ja rohkem ma ei mäleta, aga seda ma mäletan, et naabripoissi Priitu peale seda vist nädal aega õue ei lastud. Aitäh! Tegelikult on küll nii, et aitäh, Jaak. Ma mõtlen, et kui keegi on valmis oma lugusid jagama, mina olen valmis diktofoniga tulema, kui see äkki avalikult ei sobi või ei taha aga selliseid lugusid võiks kogu aeg koguda või võib ka kirja panna. Rääkida on lihtsam kui kirjutada tegelikult. Et kui keegi tahab jagada, see oleks nii oluline, sest et Tähtvere linnaosa on nii noor veel. Kui me võtame alguseks 28, siis on meil kohe saab 100 täis. Järelikult on suur hulk inimesi veel, kes, ma ei tea, kelle vanemad on selle maja ehitanud või see ei ole, see põlluarendus on nii noor, et meil on veel võimalik nagu neid lugusid saada inimestelt. See kõik ei ole vahetunud veel. Et mina olen valmis tulema, vähemalt kui vähegi aega on, kui ma sealt arvutist välja saan. Arhiivi otsimiste vahelt. Linnamuuseum on ka väga tänulik sellistele koduloo uurijatele, kes teevad suure töö ära ja kindlasti on meil kõigil väga palju kasu sellest ka tulevikus. Loodame. Aga kui enam käsi ei tõuse, et siis oleme siin juba mõnusalt aega veetnud, vestelnud siin üle 1,5 tunni. Et soovin siis tänada kõiki kohale tulnud ja eriti Antsu. Ei ole tänu väärt. Et suur aitäh sulle. Ei ole. Kõik üleskutsed on õiged. Tartu Linnamuuseum väga ootab teie lugusid, muidugi koos Antsuga ja Antsu kaudu. Ei, ilma minuta, palun. Meie Tartu näituse Tähtvere linnaosa vajab muutmist ja täiendust, et kui teil on esemeid, lugusid, emade, isade, vanaisade, vanaemade jutte, salvestusi, fotosid, see kõik on meile hästi suur rõõm. Ja Tartu Linnamuuseumi poolt ma tänan väga südamest siis A. Le Coqi Õllemuuseumi, Triinut, Annikat ja Ursulat. Aitäh! Sellele Eesti kõige vanemale joogitootjale tehasele, mis on juba 18. sajandi lõpust meile väga palju igasugust aina uuemat
meelehärmi toonud. meelehärmi toonud. Annan üle siis kellele kõik teha. Väljul jah. Tasub öelda, et me ootame teid järgmistele kohtumistele, mis siis, et te olete võib-olla Tähtverest. Järgmine on meil Supilinnast. Jah, see on planeerimisel, eks me... Viskimuuseumis või? Jah, et see podcasti failike läheb ka järelproduktsiooni ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Aga igal juhul loodan, et siin olijatel oli tore ja jälgige Tartu Linnamuuseumi kanaleid, et siis juba selgub, mis linnaosadesse me järgmisena külla läheme. Aga aitäh ja head õhtut! Õllemuuseum tänab ka veel vahepeal. Et mitte ainult linnamuuseum ei ole huvitatud Tähtvere linnaosa lugudest, vaid ka õllemuuseum on sellest huvitatud. Et kui teil vähegi on, ma tean, et siin seltskonnas on palju inimesi, kes on siin meie juures töötanud. Kui teil on mingeid lugusid meiega seoses või linnaosaga seoses, palun saatke meile. Et kõik kontaktid on meil kodulehe peal olemas. Ja ääretult hea meil on tutvuda Antsuga, et sul on seos meiega. Kui sul on vähegi tahtmist ja soovi kogukonna sündmuseid üritusi teha, sul on olemas siin ruumid seda teha. Võt, see on hea mõte. Ma võin vastuseks, ma loen ühe kirja ette, üks endine teie töötaja, kellega me siin koos töötasime. Minu mälu ei võta, aga tema mäletas seda, et me keetsime erinevaid õllesid loomulikult siin. Tema oli mehaanik, tema oli rohkem selle õlle keedud all seal maatasandil, aga kirjutas mulle, et mida pandi õllede sisse 80. aastatel. Et oli Žiguli õlu, oli Kuldne Oder, oli Moskva õlu ja ta kirjutab mulle meelde tuletuseks suurepärane. Riisi lisati, ma mäletan, et ma jahvatasin riisi, samamoodi nagu ma linnaseid üleval ja otra jahvatasin ka riisi seal keedutsehhi kohal. Riisi lisati Moskva ja Slaavi õllele, Tõmmu hiid, väga hea tume õllu oli, sai juurde Rakvere kõrvetatud linnast, samuti porter. Moskva ja Slaavi õlled tehti valge suhkruga. Žiguli ja Kuldne Oder Kuuba pruuni suhkruga. Tartu õlu oli puhtast algvirdest ilma midagi lisamata ja Meski oli ka puhtast linnastest. Teistele sortidel jahvatati otra juurde. Sa peaks ju mäletama küll. No ma peaks, aga ei mäleta. Nii et, ja nagu ma kuulsin, üks minu toonastest kolleegidest sõidab tänagi iga päev mööda Hurda tänavat jalgrattaga. Mina mõtlesin, et ta töötab siin. Ma näen teda iga päev mööda. Ta on autöötaja. Ja vaikselt tuleb. Leopold oli ta nimi. Uskumatu tegelane. Vana, ma kohe olen ka vana. Kuidas see öeldi, kui me räägime mälestust, et kui su mälestused on ilusamad kui unistused, siis oled sa tõenäoliselt vana. Aga et vana inimene oskab sõita, ainult vanad inimesed oskavad sõita aeglaselt rattana. Niimoodi tunne, et mina oleks ammu juba ümber kukkut ja. Ta on autouksed ka maha sõita. Uskumatu tegelane, kohutavalt vägev tegelane on. Aga Õllemuuseum tänab ka linnamuuseumit, et tulite sellise toreda vestlusõttuga meie juurde. Ajutiselt ümber nimetatud Linnase muuseumiks. Aga aitäh. Ja tõepoolest, võtke ühendust mina Tähtvere seltsi kaudu või kõige leiate. Ants@johanson.ee on mu meili aadress. Kui on lugusid rääkida.